Tere, Katre! Tere, Harri! Jälle rõõm näha siin. Samad sõnad. Oi, ma sain sinu käes vihmavarju olla. No aga täpselt ju. Aga kui väljas sajab vihma ja on külm, siis astuge sisse Allee galeriisse, sest Allee galeriis on hea ja soe ning on väljas töid kõigist 4 Eesti aastaajast. Lähme vaatame. Lähme vaatame. Ja jõudsimegi Harriga sisse Sooja kunstigaleriisse ja valisime siit seekord teile tutvustamiseks taas välja 2 väga põneva taustalooga teost, millest esimene on siin kohe meie ees Anatoli Kaigorodovi 30-ndatest pärit töö Paadisõitja. Harri, sulle väga meeldis see töö? Ja minu meelest on pilt juba sellepärast väga huvitav, et ta Anatoli Kaigorodovi loomingus on võrdlemisi erandlik ja teiseks, et tegemist on väga hea Art Deco stiilinäitega. Kui me mõtleme selle peale, et alles paar nädalat tagasi lõppes Pariisis tohutu suur Art Deco 100. aastapäevale pühendatud näitus ja mõtleme Eesti Art Deco maalile 20 aastate lõpust kuni 30-ndateni, siis just nimelt Kaigorodovi töö on hea stilistiline näide. See, kuidas ta modelleerib siin nüüd siis kalurit, kuidas ta kujutab siin merd, kuidas ta kujutab siin kaluri riietust, on väga karakteerne just sellisele natukene dekoratiivse kunsti poole liikuvale väljenduslaadile, aga samas on ta oma olemuselt ka ju väga realistlik töö, nii et ta ühendab 2 poolust ja need teevad temast tõesti väga hea Art Deco eksemplari. Absoluutselt. Aga kuidas sa ise sellesse töösse suhtud? Jaa, no minu jaoks on see lugu ise juba nii põnev, sest et see sama teos, mis on teie ees, avaldati 35. Eesti kunsti ajakirja, mis ilmus ainult kord aastas, sellises kokkuvõtmas numbris täiesti eraldi teosena. Ja see, mis temaga edasi juhtus, on sama põnev, et meie ees on ju Paadisõitja ja see sama Paadisõitja sõitis siis maalina ka teisele poole ookeani ning jõudis välja siis 40-ndatel juba Brasiiliasse, kus teatavasti oli päris suur Eesti kogukond. Ja nüüd alles 2025. aastal jõudis ta tagasi Eestisse ja on nüüd kunstipubliku ees, nii et selline väga tore maailmareis, peaaegu 100 aastat on ära olnud ja nüüd on tagasi. No näed, ja teine töö on loomulikult ka ju väga põnev ning kuulub meie Pallase klassikasse. Selle autoriks on Victor Carrus. Töö on tehtud siis umbes 1939-1941. Carrus lõpetab Pallase selle legendaarse kuulsa viimase lennu 1940 ja teeb endale nime kui selline kiire, spontaanse käekirjaga maalija. Ning ka nüüd siin kujutades sellist väga võluvat maaelu ühte aspekti, ta annab pildile just sellise dünaamilisuse, liikuvuse oma kiire tehnikaga. Vaadake, kuidas ta, eks ole, siin fikseerib need erinevad figuurid, kuidas ta toob välja sellise suvise meeleolu ja ühtlasi siis selle põllu osa, samas kuidas ta kujutab siin taga metsaviirgu taevast, et tundub, et tegemist on just nagu, ütleme, et kõva äikese eelse hetkega ja tabab täpselt selle momendi ära. Minu meelest atmosfäär on nii hästi tabatud. Absoluutselt. Ja täiesti nõus ja miks me need 2 omavahel paari panime, oligi see, et tegelikult siin ju räägivad kunstnikud 2 eestlastele nii olulisest eluvaldkonnast, ehk siis kõik see, mis toimub mererannas ja mere peal ja see, mis samaaegselt toimub siis sisemaal põldudel ja nagu me teame, siis Carruselt on selle perioodi töid väga vähe säilinud. See on selline klassikaline pallaslik teos ja see aasta 39-41 ei ole mitte ainult stilistiliselt paika pandud, vaid siin on ka üks väga tore näide, et Victor Carrus kuni 41. aastani signeeris oma töid siis kaksikveega ja siin see täpselt nii on. Muideks, kes selle töö endale koju viib, siis siin taga on ka üks väga tore selline kunstniku enda poolt lisatud märge, et kuidas tema nägi selle töö raami. Nii et alati tasub töödel vaadata nii ette kui taha. Jutus mainitakse ka sõna kuld, aga rohkem me ei räägi midagi. Rohkem ei räägi midagi, aga varsti räägime teistest töödest. Nii see on. Tulge näitusele. Tulge näitusele.